Nii, tere tulemast! Täna on jällegi esmaspäev ja plaanis siis meie 3. kohtumine ja üsnagi loogiliselt oleme jõudnud siis lapseootaja vajadusteni. Ja kokkulepe siis selline, et selle lühikese, loodetavasti 15-minutilise loengu jooksul olge hea, mõtted või ka küsimused siis on oodatud chatti. Aga lähme siis edasi. Igal juhul on igasugune lapse ootamine ju suur rõõm, suur üllatus ja toob kaasa elumuutvaid kogemusi ilmselgelt. See on rõõm, see on õnneaeg, see on suur täitmise aeg. Ja loomulikult ridamisi väljakutseid, mis siis nii noort ema kui tulevast isa siis ees ootavad. Mõned on selleks ajaks paremini ette valmistatud, mõned natukene vähem. Aga selge on see, et rasedus on keha, vaimu, suhete ja eneseidentiteedi määramise aeg. Ja esimese lapse sünd mõjutab seda eriliselt ja hõlmab see uusi kohustusi, uusi rolle ja uut suhete muutumist. Eriti olulised on siin kindlasti ka raseda ja tema partneri positiivsed suhted ja need määravad suuresti ära, millist lapsevanema rolli siis tulevikus ka, millest lähtuma siis hakatakse. Nii see paraku on. Need on sellised ainulaadsed protsessid, mis perega siis sel ajal toimuvad ja erinevad ootused ja vajadused on seotud sellega, milline on meie taust. Millisest perest me tuleme, millised on meie teadmised ja varasemad kogemused, mida meie sotsiaalne võrgustik on varem kogenud, milline on meie uskumuste ja religioosne taust. Ja kõik see määrab ära, millised on meie ootused, millised on meie vajadused. Hästi üldiselt võiks vajadusi jagada umbes 7 kategooriasse ja need siin ka ära on toodud ja veidi põhjalikumalt nendest siis ka järgnevatel slaidel räägime. Ehk siis füsioloogilistest vajadustest me oleme juba varasemates loengutes ka rääkinud ja see on täiesti seotud sellega, mis siis toimub naise kehaga, millised on need füsioloogilised muutused, kuidas naine reageerib nendele muutustele, kui palju nendega kaasneb siis vaevusi ja nende leevendamist vajavaid seisundeid, milline on toimetulek, kuidas saab noor ja tulevane isa nende vaevuste puhul siis abiks olla. Loomulikult on väga armsad need juhtumid, kus emal erinevate isude väljendamiseks tuleb keset ööd jäätise isu ja tulevane isa kiirustab siis jäätise järele või on see juba valmis külmkapis ootel ja jällegi serveerimise küsimus. Ja peegeldab see kohati ka sellist hoolimist, et kas partner saab abiks olla või siis peab ruttu midagi organiseerima. Teine triimester läbi füsioloogiliste vajaduse seotud juba hea enesetundega ja nüüd on võimalik aktiivselt panustada, korraldada, reisida, ühiselt aktiivselt aega veeta. Isade jaoks kindlasti on see ka aktiivne panustamise aeg, et head noored emad anname võimaluse noortele isadele siis järjest enam ka siis panustada. 3. triimester. Naised tajuvad seda koormusena, aga on see koostöös partneriga kindlasti ka ettevalmistuse aeg. Puudutab siis nii füüsilist ettevalmistust sünnituseks kui ka vaimset ettevalmistust ja ka füüsilise keskkonna ettevalmistust lapse sünniks. Nüüd lapseootust väga sageli erinevate kirjanduse allikatel me näeme, et seostatakse nagu emadega. Seotud on see ema või naise enesekindluse suurendamisega, et ta oleks siis võimekas ja väekas siis sünnitama, tulema selle koormusega hästi toime, olema ideaalne lapsevanem ja nii edasi. Et just kui kogu see koormus oleks ainuüksi emade õlul, mis ei ole tegelikult tõde. Ehk täpselt samamoodi, nagu soovivad emad panustada, soovivad seda teha ka isad
Ehk alustades esimesest positiivsest raseduse testist, ämmaemade visiitidest kuni siis sünnituse ja sünnitusjärgse ajani välja. Ehk ma aktsepteerin ise oma muutuvat keha, kõike seda, mis minu ümber muutub ja aktsepteerib seda minuga koos siis ka sinu partner või meie partnerid. Isad alati tahavad olla kaasatud ja nad tunnevad vastutust kõige selle eest, mis meie peresid ja meie naist ja lapseootajat siis ümbritseb ja tunnevad alati ka hirmu ja ärevust. Mitte üksi sellepärast, kas laps on terve, kas kõhubeebi tunneb ennast hästi, kas ema tunneb ennast hästi, vaid ka on nad murelikud sellepärast, et millised ootused neile tegelikult on, kuidas nemad isaks kasvama peaksid, kas neid kuuldakse, kas nende vajadusi arvestatakse. Kindlasti on oluline ka, et isasid juba varakult ka psühholoogiliselt valmistatakse ette lapsehooldusega seonduvatesse tegevustesse. Et siis ka nende panus on alati vägagi oodatud. Ja isad on vägagi positiivselt meelestatud ja ootel ka selle uue identiteedi osas, mis siis see lapseootus neile ka annab. Ja see häälestab neid panustama, olla hoolitseja, olla vastutaja ja võtta justkui selline laiaõlgne roll, kui perepea roll seda ette näeb. Kindlasti on siin oluline selline ühtekuuluvustunde kasvatamine, et kui kõhubeebi on alles turvaliselt kõhus, et siis koos arutada läbi, kuidas need asjad on, mida mina tunnen, mida sina tunned, kuidas me saame siin ühiseid lahendusi leida, arutada koos läbi, mida see tulevik meile ühiselt toob. Samamoodi selline magus arutelu sellest, et kuidas see ühine elu koos lapsega võiks välja näha. Kas seda, et me saame koos minna armastavalt edasi minna aga erinevate erinevatest kitsastest kohtadest hoolimata. Ikka tekib mittemõistmist, ikka on tunne, et ema tunneb ühte, isa on murelik ja võib-olla ei suuda nii hellalt oma vajadustest rääkida, kui ema seda on lootnud. Ja tekib väikene ebakõla, et me istume ja leiame selle aja ja me räägime, mis ühe tundmus siis teisele põhjustas ja kuidas saada ühiselt hästi edasi minna. Ehk väga paljuski see on see aeg, kus kasvatakse veelgi kokku, sest meil on ühine eesmärk. Alati on meil informatsiooniga seotud vajadused. Kindlasti on mitte üksi perekoolid, vaid ka ämmaemade vastuvõtud seotud sellega, et pere tuleb, me räägime ja ämmaemad on üks olulisematest informatsiooniallikatest. Ehk siis tõenduspõhine info sellest, kuidas see raseduse jälgimine toimub, mis raseduse ajal üldse kehas toimub, mis sinu peas toimub, millele võiks tähelepanu pöörata. Samamoodi ka kõik see, mis on seotud sünnitusega seonduvaga. Ehk võtta vähemaks seda ebakindlust, ehk tulevased isad teaksid, mida neilt oodatakse, et see ei ole ainult ema üksiküritus, vaid see on pere väga personaalne sündmus ja see paneb aluse juba nende perele. Ehk need kogemused, mis sünnitusest koos saadakse, nendega suundutakse ühiselt edasi. Samamoodi kogu informatsioon, mis on seotud sünnitusjärgse aja lapse hooldusega, et ka siin on selge, et kogu pere vajab olulisi vastuseid, et kuidas selle lapsega siis edasi toimetatakse, milliseid majanduslikke võimalusi on üleüldse vajalike lapsehooldusvahendite hankimiseks, millised on toetused, lapsehoolduspuhkused, kindlustused, mida iganes, milline on seaduslik või õigusaktidest tulenev taust, et isa saaks jääda koju siis noort ema toetama. Perekoolides on omad programmid ja ka nendes püütakse siis tähelepanu pöörata, aga jällegi see võiks olla ühine. Ehk olgu see siis lapse või vastsündinu hooldusega, sünnituse või siis rinnaga toitmisega seotud teema, et need kindlasti väärivad mõlema osapoole panustamist ja igaüks võtab sealt kaasa midagi väga olulist, mis just teda kõnetab ja mida tema tunneb, et ta saab rakendada.
Kindlasti, mis ma korraks juba mainisin, selliseid majanduslike väljakutsetega seotud teemasid, et siin saab olla ka ämmaemand abiks, aga kindlasti ka abiks selles osas, et suunata kvaliteetsete allikateni, et kuidas kõige sellega toime siis tulla. Kahtlemata tulevased isad tunnevad vastutust ka siis perepeana majandusliku heaolu säilitamise või siis ka tagamise pärast. Nüüd sotsiaalsed vajadused. Kindlasti inimene ongi oma olemuselt sotsiaalne isend ja ta vajab igasuguseid suhteid, eriti ka sellisel ajal, kui on lapseootus või on lisandunud veel ka eriolukord, kus suhtlemine on mõnevõrra keerulisem. Ja sageli me näeme ka seda, et igasugune suhtlus, perekondlikud suhted lähevad siis aktiivsemaks, et me saame jagada, mis tunne see on, seda ärevust, seda elevust, mida see lapseootus endaga kaasa toob ja loomulikult teiselt poolt ka sellist aktsepteerimist, et see ei oleks hinnanguline, vaid pigem ikkagi positiivne. Kindlasti on üks selline aktsepteerimise vorm ka see, et ma otsustan ära ja annan endale teada, et ma tegelikult saan nüüd lapsevanemaks. Nüüd on see aeg käes ja et sellega seonduvalt hakkavad paljud teised asjad ka muutuma. Muutub minu elustiil, muutub minu suhtlemisviis. Kindlasti, kuidas need on siis, võiksid olla tulevikus korraldatud. Muutuvad seksuaalsed suhted ja ka seksuaalsete mustrite kohanemine on siin kindlasti vajalik, kui palju ma saan olla paindlik, millistest ja kelle vajadustest ma saan lähtuda. Ja kindlasti selline uute kohustuste ja vajaduste prognoosimine ja loomulikult nendega ka toimetulek. Ikka me liigume tagasi oma juurte juurde ja lapsevanemaks kasvamisel üks oluline roll kindlasti on saada positiivset kinnitust oma vanematelt. Kui emaks kasvamine on seotud mõnevõrra ka oma suhetega oma emaga, siis kindlasti on seda ka siis isaks kasvamine. Ja mis veel ka varasemate uurimuste järgi on välja tulnud, et hoolimata sõprade ja perekonna igakülgsest toest oodatakse siiski ka suhtlemist sarnases olukorras paaride ja sõpruskonnaga. On see siis blogide, on see siis foorumite või kui tõesti füüsiline kontakt on võimalik, et siis ka läbi perekooli loengute ja vestlusringide. Nüüd tervishoiuteenusega seotud vajadused alati asjakohased ja tähtsal kohal ja väga sageli, kui test on positiivne, siis kiirustatakse kärmesti aega kirja panema, et saaks ämmaemandaga raseduse plaan teha, saaks kuulda, kuidas need asjad hakkavad toimima, saaks ka reflekteerida, mis tunne mul endal oli, kas see oli õigel ajal, kas see tuli natukene vara, mis mul kõik parajasti käsil on, millised võivad minu enda hinnangul sellised väljakutsed olla. Ja kindlasti võiks olla selline hea suhe ämmaemandaga üsnagi paljuski sellise mõnusa jälgimise aluseks. Isa võiks olla esimesest korrast kaasas, aga jällegi rääkige omavahel läbi, et kas see on see tee, mida ta tahab siis tulevase emaga koos sammuda, see kindlasti võiks olla, sest see ei ole kindlasti naise sooloprojekt. Mõnikord on välja toodud, et isad on tundnud ennast kõrvale jäetuna, et nad on küll kaasas, aga mitte keegi kunagi seal visiidi käigus ei küsi, et kas temal on küsimusi või mis tunne temal on. Et eks me ämmaemandatena püüame selles osas ka ennast parandada, aga kui teie käest ei küsita, jagage ise, sest ka see on oluline koht ja oluline aeg ka teie partneri jaoks, et neid tundeid ka sellises keskkonnas jagada. Kindlasti me planeerime koos ka sünnitust ja räägime nendest erinevatest võimestamisvahenditest, kuidas isa saab olla tugiisikuna toeks, on see siis veebi vahendusel või füüsiliselt juures olla, kuidas selline väike helluste vahetamine sünnituse ajal võib olla vägagi võimestav ja naisele energiat andev, sest iga minut, mida sünnitus kestab, me jõuame ju tulemuseni lähemale. Teie beebi hakkab sündima ja see on teie pere eriline
eriline sündmus ja määrab ära teie koos edenemise aja. Ja kindlasti kõik, mis on seotud sünnitusjärgse aja ja kohanemisega, et ka siin on ämmaemand üheks ka infoallinkaks, aga ka planeerib teile, kui te soovite ka sünnitusjärgset koduvisiiti, imetamisnõustamist, mõnikord ka vanemaks kasvamisega seotud kitsaskohtade arutamiseks ja ka sünnituskogemuse arutamiseks. Et siin kindlasti need võimalused on olemas ja see loetelu ei ole lõplik. Aga kokkuvõtteks siis, igal juhul on lapseootus alati imeline kogemus, alati tuleb enda eest ka hoolitseda. Ehk siis lapseootel ema, lapseootel isa, kõik need, millest me varasematel kordadel oleme rääkinud, hea uni, kvaliteetne toit, stressi viimine miinimumini ja koos oldud kvaliteetaeg on kindlasti olulised siin. Kvaliteetne informatsioon, ärge laske ennast eksitada, vaid leidke neid vastuseid, mis teid rahuldavad ja millel tõesti on ka tõenduspõhine kinnitus taustal. Me armastame müüte ja me armastame lugusid, aga alati ei anna need meile kindlust, et raseduse ja sünnitusega kenasti toime tulla. Tekitage sellised ühised realistlikud ootused, mida see lapsevanemaks olemine tegelikult tähendab. Ehk mõnikord me näeme, et selline liigne romantiseerimine võib alguses olla vägagi vahva. Küll aga, kui lapsega jõutakse koju ja see reaalsus jõuab kohale, et siis selline nukrameelsus ja mõnikord ka toimetuleku raskus on suurem, kui see tegelikult peaks. Ehk väga realistlikult minna, mõnikord ka väga asjakohaselt läbi arutada ja mõelda kas või tööülesannete jagamise peale. Kaasata oma sotsiaalset võrgustikku ja kaaslasi, kes saavad mingitel hetkedel abiks ja toeks olla, ka siis, kui ainult korraks on mingisugust abi vaja, on see siis poes käimiseks või korraks, et anda teile aega, et lapsega jalutada või lihtsalt puhata. Kindlasti läbi raseduse kvaliteetaeg paarina on see, mis on vägagi väärtuslik, ehk veeta koos aega, arutada ja hinnata selliseid õnnelikke ja rõõmsaid hetki, vaadata koos ka selliste mitte nii rõõmsate hetkede peale ja mõelda ühiselt ka läbi, et kuidas selliseid raskusi, mis lapsevanemaks saamisega ikka ette võivad tulla, et kuidas neid siis ühiselt võita, et ainuüksi välja rääkimine juba annab päris häid tulemusi. Ja kvaliteetaeg jääb püsima ka siis, kui teie perre on siis pisikene inimene saabunud, ehk siis igal ühel on oma aeg ja ka selleks mõnikord on vaja kas vanavanemate või siis ka sõprade abi ja küsida seda ju saab. Nii, aga tänan kuulamast. Igal juhul ootame teie küsimusi nüüd siis vestlusesse. Ahah, see õiguskantsleri kiri, jah, tõepoolest ilmselt on päris palju selliseid vastakaid arvamusi välja toonud ja tõepoolest, eks meiegi ootame, et õige pea olukord leeveneb ja just nimelt mitte lihtsalt leeveneb, vaid et isad saaksid oma laste sünni juurde nii nagu see varasemalt planeeritud on ja me oleme üsnagi harjumuspäraselt nõnda ju toimetanud. Ehk hetkel meil kahjuks olulisi muudatusi teada veel ei ole. Kõik sõltub siis sellest, milline on meie epidemioloogiline olukord ja veel kord ma kinnitan, et kui need muutused tulevad, siis kindlasti on lapseootajad sellest eelisjärjekorras teavitatud. Kas veel miskit, millega ma saaksin abiks olla, mis seotud lapseootuse või millegi muu säärasega? Ehk kahjuks jah, eriolukorra sisulise poole
Vastuseid ma täiel määral täna küll anda ei saa ja neid ka täielikult kommenteerida ei saa, et kahjuks kord ja olukord on hetkel selline. Aga mida ma kindlasti saan öelda, on siis see, et need, kellele teil on teada, aga võib-olla ka mitte, et siis käesolev aasta on nimetatud ämmaemandate ja õdede aastaks siis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt. Ja tänasest kuni siis reedeni korraldame veebikommuunis perekool.ee siis kampaania Ämmaemand vastab. Et sinna kindlasti on kõik teie küsimused oodatud. Jällegi ainuüksi eriolukorrast tulenevaid küsimusi või sellest, kas ja kuna isad pääsevad sünnitusele, kardan, et me jääme seal sarnastele seisukohtadele ja pigem ikkagi ootame, millised tulevad ja millised on riiklikud otsused. Aga sellest hoolimata kõik küsimused, mis vastamast teie hinnangul vajavad, sinna kindlasti esitage ja nendele vastata siis ka püüame. Nii, siis on küsimus, et kas eraämmaemandat saab endale võtta. Te peate siin silmas siis individuaalset ämmaemandusabi teenust osutavat ämmaemandat. Et minu teada selleks takistusi ei ole. See on haiglati, võib see korraldus olla praegu erinev, aga see eeldab siis seda, et hiljemalt kuskil 27 või 30 rasedusnädalat on ämmaemandaga kokku lepitud ja kohtutud ning siis ma usun, on see kõik täiesti võimalik. Aga et see on siis eraldi teenusena, mida haiglad pakuvad. Jah, ma tänan selle täpsustuse eest. Riik tegelikult seadis eriolukorra ja sellest tulenevalt seadsid tõepoolest haiglad need piirangud, et meie ootame, mida ka riik ja Terviseamet ütleb, et ka haiglad saaksid vastavalt siis töökorraldust muuta. Aga jah, me tõepoolest loodame, et need piirangud leevenevad, et oleks miinimumini viidud võimalik emade ja laste haigestumine ja tervishoiutöötajate haigestumine. Aga tänan täpsustuse eest. Kas on mõni küsimus veel, millele ma saan vastata? Aga hästi, kui küsimusi hetkel ei ole, et siis uute kohtumisteni ja kui on soovi ja huvi, siis kasutage võimalust ka ämmaemandaga siis perekool.ee foorumi vahendusel suhelda. Ja soovin teile kõigile ilusat kevadet ja rahulikku meelt.